Tere! Minu nimi on Margo ja mulle meeldivad argumendid. Lisaks argumentidele meeldivad mulle ka raamatud, eriti äge on, kui need kaks satuvad kokku. Tänane video ongi selleks, et üks raamatu soovitus teile edasi anda. Ma olen raamatuid lugenud nii kaua, kui ma mäletan. Ma olen neid lugenud kõiksugustes võimalikes kohtades. Isegi kaitseväes tunti mind selle poolest, et ma istusin pataljoni pääslas ja lugesin ööga mõne raamatu läbi või käisin metsalaagris ja sõrmuste isanda raamat, mille ma olin jaokaaslaselt laenanud, oli Frenchi taskus. Ja ma sattusin hiljuti ühe raamatu otsa, mis räägib sellest, kuidas argumendi kasutus aitab muuta koosolekuid efektiivsemaks ja räägib koosolekute efektiivsusest üldisemalt ja ma tahan seda raamatut soovitada. Miks ma seda raamatut, kohe näitan ka, aga miks ma seda soovitan on sellepärast, et koosolekute ebaefektiivsusest on päris palju räägitud. Seda on uuritud, seda on mõõdetud. Nagu mõned näited tuua, siis Harvard Business Review valis 168 juhti erinevatelt juhtimistasemetelt, erinevatest sektoritest ja küsis nende käest erinevaid küsimusi nende koosolekute kohta, kui palju neil koosolekuid on, millised on tingimused, millal koosolekud on efektiivsed või ebaefektiivsed ja mida nad teevad selleks, et oma koosolekuid efektiivsemaks saada. Aga üks asi paljudest, mis seal välja tuli, oli see, et üle poole koosolekutest, mida nad peavad, nad ise hindavad ebaefektiivselt kasutatud ajaks. Ja kui me vaatame globaalselt erinevates kultuurides, juhtimiskultuurides mõõdetud tulemuste sellist keskmist, siis 18 tundi nädalas veedavad juhid keskmiselt koosolekutel. Ma olen mitme Eesti ettevõttega sarnast mõõtmist läbi viinud ja see annab üsna lähedase tulemuse, mõnikord 20 tundi, mõnikord 21 tundi, aga kui me hästi jämedalt võtame, et siis pool iganädalasest tööajast läheb juhtidel koosolekutele ja sellest poolest omakorda peaaegu pool, mõnikord natuke rohkem, mõnikord veidi vähem, on ebaefektiivselt kasutatud aeg. Ja kui selline tarkvara nagu Doodle, mis on siis koosolekute kokkuleppimise tarkvara, tegi eelmisel aastal ühe küsitluse, kus nad uurisid 19 miljoni koosoleku korraldajat ja viisid täiendavat intervjuud läbi 5600 juhiga, siis nad said umbes samasuguse tulemuse ja lisaks nad siis ökonomeetriliselt arvutasid välja kulu majandusele ebaefektiivselt kasutatud koosolekute ajast ja need numbrid olid väga suured. Ameerika majandusele kulud oli 399 miljardit, Saksamaa majandusele 73 miljardit dollarit aastas, mis läheb maksma ebaefektiivselt korraldatud läbiviidud koosolekud. Nii et seda probleemi on ammu aega teatud ja sellega tegelemise viise on ka erinevaid, aga üks väga hea tegelemise viis on see, et muuta oma koosolekud argumenteeritumaks. Nüüd ma olen raamatust tükk aega rääkinud, oleks aeg raamatut näidata ka. See raamat näeb välja selline. Raamatu autor on Steven Rogelberger. Ta on Whartoni ärikoolis, Pennsylvania ülikoolis. Ta on üks väga vähestest, kes on mitme aastakümne jooksul süstemaatiliselt tegelenud koosolekute uurimisega ja siis koosolekute efektiivsuse küsimustega. Ja just nimelt siis sellest ta oma raamatus ka kirjutab. Ta raamatut on üsna lihtne lugeda, võrdlemisi kiiresti läheb, aga mitmetes kohtades sellist nagu peatud ja oled imestunud sellest, kui palju aega me siis päriselt raiskame selle peale, et koosolekuid pidada, ebaefektiivseid koosolekuid. Ja siit võib-olla me jõuame siis sellise ühe tänase video soovituseni, et igasugused erinevad uuringud näitavad, et see koosolekute efektiivsuse küsimus esimese asjana algab sellest, kuidas juhid mõtlevad. Ja see, kuidas võiks mõelda, juhtidena me töötame eelarvetega, varadega, bilanssidega kogu aeg, aga väga sageli me ei mõtle ajast varana ja me ei mõtle ajabilansist.
Aga ütleme näiteks, et on üks juht, kellel on 20 töötajat. Tema ajabilansis iga nädal on 20 korda 40 ehk siis 800 tundi on varasid. Ja neid varasid saab siis kasutada kas efektiivselt või ebaefektiivselt ja nendel varadel on mingi tootlus. Midagi, mida me oleme harjunud nimetama, ROI-ks, aga koosolekute puhul võiks võib-olla nimetada ROM-iks ehk Return on Meetings. Ja kui nüüd juht nagu tõsiselt küsib enda käest, et mis on minu ROM, mis on minu Return on Meetings, kui palju väärtust minu ajabilansis olevad ajavarad loovad, siis sellest algab sageli see muutus organisatsioonis, sest siis hakatakse otsima viise, kuidas see ROM võiks olla kõrgem. Ja see on selline soovitus, et korraks arvutada igalühel välja, et mis on teie organisatsioonis või tiimis või ettevõttes see kogu ajabilanss, mis teil kasutada on, ja siis vaadata, et kuidas te saate selle kogu ajabilansi siis ROM-i ehk Return on Meetings maksimeerida. Nii et koosolekud pakuvad mulle huvi, sest argumenteeritusega saab koosolekute efektiivsust märgatavalt parandada, see on üks mitmetest vahenditest. Siin umbes 6 aja pärast septembris ma teen 4 sellist hommikut ka, kus me räägime koosolekute efektiivsusest. Nii et kui kellelgi on huvi, siis võib sinna liituda. Oluline ka öelda, et tänase video me salvestame sisustussalongis Borg. Kui te olete märganud, siis me käime ringi oma videotega ja lisaks sellele sisule, mida ma tutvustame erinevaid Telliskivi loomelinnakus või selle ümbruses asuvaid lahedaid kohtasid. Et väga tänulikud Borgile, et nad meid täna siin vastu võtsid ja me siin oma videot filmida saame. Ja lisaks sellele ma olen väga tänulik kõigile nendele, kes kaadri taga neid videoid teieni toovad. Marja, kes ka praegu siin seda videot filmimas on ja neid töötluseid teeb. Helina, kes on kogu selle sarja autor. Nii et suur aitäh neile ka. Ja suur aitäh kõikidele, kes te vaatate, kommenteerite, pange like, pange subscribe, jätke oma kommentaare, küsimusi, saate videotes vastused. Sisukaid argumente.